väravakas ka Viktor Kudrješov on hoidis siis värava puutumatuna. Alamaa, pall ka hästi, sealt kerkitakse hästi ja nüüd tundus, et käis pall postis ka ära. Vahetusi mõlemale poole ja lõpuks ikkagi saab koduvõistkond siit tulema hakata. Keero esitluses, kuid selline pall kesksooni hetkel ei tulnud läbi ja siit võib Flora hoopis ise ära lüüa. Sapinen ja sealt pannakse võrku ära. Aga tõuseb suluseisu lipp. Ja kui siin vaadata seda Sapineni lõpetamist, siis ja siin pigem ikkagi ka see kaamera selgelt ära ja eks siin Flora Vänid võtavad oma koduklubi nime üles ja siit tuleb ja oi kui vabaks jäeti Zenjov. Mees sai selle palli taha nurka ära sättida ja väga kehv ikkagi markeerimiseksimus Transi poole pealt, et just sain öelda, et senimaani kaitses tegutsetud igati soliidselt, siis piisas vaid kolmandast nurgalöögist ning eks muidugi vaadatakse ka seda olukorda üle ja seal tõesti võimalik suluseisu oht siis on, et seal eelkõige vaadatakse seda, et Barikole jäi seal Sapinen päris korralikult justkui vaadet segama, aga värav loeb ja tulemuseks see, et Flora saab peale 20 minutit oma tahtmise kätte. Hetkel seal justkui tahaks öelda, et selle korduse põhjalt siis kampaania arvele saab suures pildis selle värava kirjutada. Sellise bloki ka Golobovilt. Kattis seal keskkaitse päris korralikult ründa jooksu ära ja samal ajal Trans siin peab vaatama, et endale sõrme ei lõika, sellepärast et Varjund jätab keskele ja sealt pannakse teine väga lihtsalt ära. Trans tõi korraks oma jõud ülesse poole ja Floral ei ole rohkem vaja. Tänase kohtumise Zenjovi teine. Käis seevad kiiresti ja jällegi selles olukorras Barikol vaata, et sammuti ei olnud miskit teha, et väga lihtsalt Transi mehed olid korraks ülesse poole tulnud ja tulemuseks see, et Flora läheb tänast kohtumist 2-0 juhtima. Olgu siis ka ära markeeritud, et Zenjovile selle hooaja Premium-liiga 5. tabamus, tänasest kohtumisest 2 tükki kirja saanud, aga siin näib, et hetkel vaadatakse veel miskit üle ja nüüd on see ülevaatamine sammuti lõppenud. Tulemuseks siis see, et värav loeb ja me jätkame seisult 0-2 koduvõistkonna poolt vaadatuna. Samale pakutakse meile endiselt kordust Zenjovi tabamusest ja ei olnud seal Barikol mitte miskit teha. Pilk ülesse, hästi pääseb mööda, aga hetkel kerge stopang ei mänginud Transi mehe kasuks. Zenjov tuleb, Sapinen hästi jäetakse löögi peale ja sealt pannakse kolmas ära ja ei ole palju vaja. Alamaa saab ka oma värava kätte. Ja väga lihtsalt, justkui näiliselt väga lihtsalt on Flora ära kasutanud kõik neile pakutud ikkagi sellised vabad ruumid ja ka selles olukorras Santos justkui hakkas tagant ülesse poole liikuma, sai seal juba esimesest mehest mööda, aga siis tegi kerge stoppangu, kaotas palli ära ja Flora näitas tegelikult, kui vähe neil vaja on. Näitas neile, kui vähe neil. Saame näha. Seal Zenjov Sapinen kombineerisid kokku, panid oma vahel lõpuks mõlemad 2 söötu. Sapinen tõi palli alla ja Sander Alamaa. Pall paremasse alla nurka, Daniil Bariko seljada, tulemuseks 3-0 ja Transi auk siin kodus muutub aina sügavamaks. Ja ei ole üldse kaugel vaadates hetkel tablool olevad numbreid, et öelda, et ka see ikkagi 8. kaotus sinna seeriasse hakkab aina tugevamalt terendama. Pakutakse samal ajal kordust ja suurepärane lahendus, et Zenjov jättis seal tallaga siis Sapinenile jooksu peale. Sapinen tõstis pilgu, leidis Alamaa ja Alamaa pani palli paremasse lõppnumbrites.
kas Flora pääseb siit veel 4. jahile ka? Siiski mitte. Karl Koppel laseb lõpuvile ja minuga mängujärgseks intervjuuks siin Sergei Zenjov. Saab vist öelda, et teie poolt sujus kõik vaated peaaegu ideaalselt. Väga hästi tulemus 3-0 taga 0-3 nagu hea meeskonna töö, hea meeskonna vaim ja siis tulemus tulebki. Trans alustas ikkagi sellise madala blokiga, kestis see sükene 35 minutit, seejärel tulid nad ka ise pisut aktiivsemalt peale, kui saab sedasi öelda, et kas sellise madala bloki vastu oli keeruline ja kui hästi Trans seal tegutses? Kindlasti sellise madala bloki on raske murda, aga mis me tegime, ma arvan, liigutasime palli kiiresti äärelt ääresse ja siis niimoodi võimalused tulidki. Kõik ütlevad, et siin Narvas on keeruline mängida. Kuidas tänase mängu põhjal? Et ütles, et kõik sujus hästi. Kindlasti raske, kui nad nii madalalt ja neil on head mängijad, kes saavad kontrasse joosta ja tekitada võimalusi. Kindlasti kerge see ei ole, see ei näe välja, et 3-0 hea tulemus, aga kerge kindlasti see ei olnud. Sinult endalt ka supermäng, kaks väravat kirjas, räägi neist ka. Üks nurgalöök, et nägin, et jõuan veel jalaga lüüa, et lihtsalt lõin, kuhu pall lendab ja teine see hea Toniel see sööd ja siis oli lihtsalt vaja suunata seda nurka palli. Et 2 viimast väravat tulid sellise vasturünnakute pealt. Kas see kiiruste vahe on tõesti nii suur, et mulle tundus, et kui te pääsisite jooksma, siis Transil ei olnudki mitte midagi teha? Nojah, olidki vist need suuremad võimalused, kui Trans läks rünnakule, siis me saime avasid oma ruumi oli rohkem, avasid enda kaitseliini ja siis need võimalused rohkem tulidki siis selle peale. Mis peatreener poole rääkis? Mängime kindlasti edasi, et mäng ei ole tehtud, veel midagi ei ole tehtud, et veel teine pooleks 45 minutit, see kergelt ei tule midagi, et mängime edasi. Teil ju ootab nüüd täitsa tähtis mäng ees, et mis siit täna kaasa enda kohta? Kindlasti 0 taga, see on kõige olulisem ja siis teeme oma tööd, mis me teeme igapäevaselt trennis ja anname endast kõik ja siis kindlasti ma usun, see tulemus tuleb. Ma küsin sult lõpetuseks, et siin viimasel ajal on Flora ümber käinud need jutud, et noored poisid on peal, aga näib, et mäng töötab, et noored poisid veavad hästi välja. Kindlasti väga hästi veavad välja, neil on seda energiat, jõudu ja enesekindlust ja hea palliga tööd, et ma naudin nendega mängimist selles mõttes. Nad võivad olla kõik minu pojad, aga vanuse, siin oligi see pilt. Minu esimene mäng oli, et pool meeskond ei ole veel sündinud, kui minu esimene mäng kõrgliigas oli. Selle peale, et mulle meeldib väga, et ma ei tunne nendega suurt vahet. Mina isiklikult ei tea, kuidas nemad, mina isiklikult ei tunne. Aitäh sulle, Sergei. Soovin sulle edu ja jõudu jaksu. Kahetised tunded, et enda poole pealt sa ju just ühtegi viga ei teenudki, aga lõpuks on 3 selja taga, et sellised üsna püüdmatud löögid või kuidas sulle endale tundus? Jaa, selles mõttes ükskõik, mis väravad tulevad, kui tulevad, siis on alati kehv tunne, kui need on 3, siis veel kehvem, ei ole midagi öelda. Kuidas tänase mänguga rahule jääda? Tundus, et tulite sellise madalama blokiga peale, tegelikult justkui töötas, aga siis lihtsalt standardolukorras jäi mees katmata. Jaa, et meil oli selleks mänguks eriline plaan, mis tegelikult töötas mingi esimese nurgalöögini, kui tuli esimene värav, siis ja hea nurgalöök. On näha, et nad kodus seda treenisid. Pärast juba proovisime teha kõike selleks, et selle mängu ära tuua. Kahjuks täna me ei saanud ühte punkti täna kätte. Ei ole küll sinu valdkond, aga lõppude lõpuks statistikaridadel 0 lööki raami ründajatelt, et kuidas selle ründemänguga on? Ausalt, ma ei tea, ma teen oma tööd siin. Meil on treenerid selle jaoks, et selle probleemi lahendada. Mis su enda silmi siis muutuma peaks, et need tulemused lõppude lõpuks tulema hakkaks? Ausalt ei tea, praegu ei tea. Peame vaatame ise endale riietusruumi silmadesse ja siis näha ja selle probleemi otsida. Ei ole muud teed selleks. Ma küsin sult siit lõpetuseks võib-olla sellise keerulisema küsimuse, et see on nüüd 8. kaotus järjest, et kuidas riietusruumis need asjad on? Kas võistkond on endiselt peatreeneri taga? Ja ikka riietusruumis selles mõttes kõik on korras, ehk siis peame lahendama need probleemid, aga nagu keskkonda see ei mõju. Me iga mänguga läheme välja ja siis tahame võita ja võitleme iga 11, ehk siis 11, kes mängivad pärast või 2-3, kes tulevad sisse, ehk siis need 13-14 meest. Me oleme kõik koos ja me tahame töötada ja me tahame sellest olukorrast välja minna nii kiiresti, kui on võimalik.
mehed hakkavad väikselt Latsaritest tagasi tulema, Velijev oli täna jälle väljakul, nüüd muidugi Rauge läks natukene pahasti, et kas mehed on nii-öelda vigastuspausid, et hakkavad juba naasma, on treenides olemas? Jah, selles mõttes on väga hea meele tugevdus, et nad tulevad tagasi uus energia, need on ka veits jalgpalli igatsenud, väljakut igatsenud, me igatsesime need ja loodame, et Harjuga kõik tuleb korda ja Murat tuli tagasi, see on väga hea uudis, ootame teisi poisi ka tagasi ja siis hakkame kõik koos tööd tegema. Küsin sult edasi siis ja lõpetuseks, et nüüd järgmine mäng Levadia vastu ei ole see graafik teil kuidagi lihtne, mis siit täna üldse endaga kaasa võtta? Järgmine mäng on ju Paide vastu, 20. siin. Vabandust, tõesti minu viga. Siit peame võtma positiivset. Kui oli midagi positiivset, siis vaatame meie vigusi ja meil ei ole nii palju aega selleks, et siin pea maha panna. Peame keskenduma järgmisse mängule ja anname ennast kõiki selleks, et saada sealt 3 punkti. Aitäh sulle, Daniil, ma lasen su võistkonna juurde ja ma loodan, et teil